Mida papa pidi läbi elanud? Zum, Edlamumm. No näed, armas väike, meil on siin päris lõbus olnud. Eriti kui kosilasi juhtus käima. Muuseas, tutvus mesilindudega oli peigmeheeksami viimane voor kõigile, kes mind kosida tahtsid. Ainsana Johan Kirotar lähenes sellele väärikalt. Ja nii ma temaga nõusse jäin. See oli ka papa suur soov. Ja nii õpetaja Ederberg Kaarma Peeter Pauli koguduse altari ees meid 1896. aastal laulatas. Isa Mihkel kirstus meie Hansuga tema kõrval. See tundus küll eriliselt kummaline, aga just nii ja ainult nii sain ma oma väärika isa Mihkel Kallase viimset soovi täita. See oli sellel ajal nii õige. Ja kui päike aknakaarelt oma kuldse valguse altarile saatis, oli tunne, nagu oleks meie ema seal olnud. Nii üürike, aga ometi nii äratuntav. Ja ema märke märkan ma siin toimetades alailma. Küllap ta toimetabki siin oma vaikseid inglitoimetusi. See toob mulle rohkelt ema armu südame. Mida siis oma lastele jagan? See vist ongi nii, et praegu toimetab siin õues meie ema ingel. Ja uutel aegadel jällegi meie inglid puudutavad puid ja põõsaid, lilli ja liblikat. Sinu tajud ja tundmused on minule alati mõistatuseks olnud, Iida. No kust see tuleb sinu sisse, et sa kõike näed ja tunned ja oskad seda niimoodi seletada? Mina nii ei oska. Ma tean, et see siin on mesipuu, mis jääbki mesipuuks ega muutu tiibadega lendlaevaks. Mõnikord harva ma tunnen, et just kui viibuks tõuseks jalad maast lahti. Aga see on nii korraks, et vaevalt jõuan sisse hingata. Ja juba jälle on jalad maas. No nii see käibki. Iga korraga aina rohkem ja rohkem jalad maast lahti. Kust see tuleb, küsid? Ei kusagilt mujalt, ikka siit. Selle maa seest. Iiginiidi tammede kohinast. Kirikuteelt. Õhust ja taevast. Ja emast ja isast. Ja allastest ja kallastest.
ja neist ka, neist kindlasti ka. olen mõelnud, et meile on meie ajas ehk lapsena liiast õnnistust ja armu antud. Ja kartnud, et ühel hetkel hakkab elu meilt midagi tagasi nõudma. Ka mina olen seda mõelnud. Ja vahel kahetsenud, et meile pole ema ettenägemise võimeid antud. Ma arvan, et kaudselt ta need meile siiski andis. Koos isaga tegid nad selleks väga palju, et meie kõik nende lapsed hea hariduse saaksime. Ja meie olime tublid. Meie saime aru, et hariduse tarkus ongi see, mille läbi me oskame paremini ilma ja inimesi mõista ning ehk ennast ka neile ja iseendalegi paremini mõistetavaks teha. Ega seda siin just tihti ei juhtu, et sa ilma inimesi kohtad nägema. Kui just pühapäevasel jumalateenistusel kirikus ja muidugi mesistel käikudel Kuressaarde. Neil hetkedel olen tõesti tänulik papale, kes minu hoolde mesilinnud usaldas. Aasta ringi on tervis ja maius laual ja jääb veel ülegi, et laste koolitamiseks hoiukarpi kõrvale panna. Ja jätkub veel sinule ning Ainolegi teele kaasa panekuks. Aitäh, Ööke! Aga millegi pärast juhtub alati nii, et kui mina Tartusse jõuan, siis veerand pütti on alla põrunud. Millest see tuleb, ma ei tea. Kust see tuleb, ei tea. Aga muuseas, meilegi on Karl võtnud talumeestelt 4 pesa kasutada ja muuseas linnud lüpsmagi saanud. Jaa, aga no Saaremaa taimede ergu maitsega mesi, selle vastu küll ei saa. Jaa, see on vist tõepoolest nii, sest minu kundeskond Kuressaares, Peterburi patisaksad, räägivad samuti, et meie mesi on Euroopa parim. Seda on uhke kuulda ja see annab veelgi innustust juurde uuendusi õppida. Muuseas õhtul, kui Aino ka on pärale jõudnud, annan teile selle suve esimest meekorjet, mis on päikese värvi ja lõhnab kui kevadine lilleaast. Aga aitab nüüd lobisemisest. Võta alt. Tõstame selle aiaugule lähemale. Hans viib hoksaga hommikul põllu veerele. No kuule. Nii. Ei tule. Aga üleüldse, kui mind siin ei ole ja enamasti mind siin ju ei ole ja kui Hansu ei ole, no enamasti Hansu ka ei ole. Kellega sa siis neid mesipesasid tõstad? Kes tegi? Mis sa arvad? Ise tegin. Aga palun. Peab. Edasi lähen mesipuuga kahekesi. Oh, minni. Ära nüüd ennast ära puru. Sellega nüüd selleks korraks ühel pool. Ma lähen toon Aida alt herneid. Ida, sina vaata hernetekid sealt akna alt valmis. Vaatan sind ja mõtlen. Nii nope. Kellest sina küll oled? Kõik saab tehtud ja aega jääb ülegi. Ilma ilu imetlemiseks. Ja olen märganud, et igas sinu teos on selle ilma ilu loomist kohe suures koguses. Ühtegi tegu sa ei tee niisama, et see tegu saaks tehtud, aga iga tegu, iga liigutus, see loob maailmale ilu
jäta nüüd ja järgi. seda on nii tore ära tunda. Su jutt paneb mind lihtsalt häbi tundma. No, aga tunne. No ma ütlesin, et need sinu tajud ja tundmised on ikka kõigile arusaamatud. No olgu peale. Olen jah, tark ja ilus ja andekas, nagu Hans ütles, kui ta mind kosis. Elu pole teisiti võimalikuks pidanud. Muuseas, onu Kaarel ütles kord siis, kui mamma veel elas, et Minni on Kaarma suure mõisakäbede käimisega. Et siis ema Liisusse. Jaa. Aga kahjuks ei ole meie temaga kohtunud. Tema suri juba enne, kui papa ja mamma laulatati. Ja ka vanapapa Reedik pole temast eriti palju rääkinud. Aga ei mäleta ma neid enam. Olin siis 7, kui tema siit ilma ukse enese järel sulges. Aga iseenesest armastas papa Reedik rääkida väga erksaid lugusi ja seetõttu on need ka paremini meelde jäänud. Mina ei ole jälle papat oma ihusilmaga näinud. Tean ainult onu Kaarli juttudest, et läks seakarja rehkendust õppima. Jaa, ja nii see täpselt oligi. Sest ega enne karja saatmist ja pärast karja tulekut olid vaja sead üle lugeda ja arv pidi klappima. Aga lugu ise juhtunud nii, et vanapapa Reedik oli siis 7-aastane, pühkinud oma koduõuet ja kuuleb, Kales sõidab teel. Vaja minna vaatama, kes sõidab. Tol ajal tee peal sõitjaid väga vähe. Sõitis Meedla Parun oma pojaga, kes oli sama vana kui Reedik. Paruni poeg ütleb papale, et papa, vaata kui vahva poiss, võtame selle poisi omale seakarjuseks. Parun nõus, võtame. Kaup tehtud, Reedik mõisa seakarjuseks. Aga poiss, Paruni poeg ei olnud kade ja kippus Reedikule sõbraks ning jutustas talle lugusid oma elust ja mängudest ja koos kuvernööriga õpetasid nad Reedikule kirjatarkust, lugemise selgeks ja rehkenduse selgeks. Nii sai Reedikust tolle aja kohta üsna tark poiss. Ja ega siis nii tarka poissi saa seakarjuseks pidada. Toodi see Reedik ära mõisasse teenijaks. Reedik õppis seal teenijatelt saksa keelegi veel ära, nii kirjutamise kui lugemise. Ega see Reedik sinna mõisasse kauaks jäänud, tema läks ära Pähkla valda ja hakkas seal talupidajaks. Säälgi ei saanud ta kaua olla. Sealt kutsuti tema ära karja koolmeistriks, millele üsna varsti lisandus köstriamet. Nii see Reediku lugu oli. Jah, ta oli päris andekas ka muul alal. Jaa, ta oskas puutööd ja kingsepatööd ja raamatuköitmise tööd ja peale selle oli ta osanud hästi mängida veel ka viiulit ja kannelt. Onu Kaarel teadis rääkida, et papa selgelt nägemise oskus olla samuti. Tähendab, ema nägemise oskus olla papalt päritud, jah. Ta rääkis sellise loo, et umbes aasta enne oma surma oli papa õuest tuppa tulnud ja öelnud oma perele: pean teid vist maha jätma. On selleks märki andud. Edasi pajatas ta. Seisan mina õue peal. Ühtäkki vaatan. Vasakult poolt tuleb poisikene. Pikk valge särk küll. Juuksed heledad. Minu poole ei vaata sammu vaikselt edasi. Kuni jõuab mulguauguni, kus tee surnuaiale viib. Siis seisatab, pöörab ringi ja vaatab mulle otsa. Näen päris selgelt ta nägu.
see on armas, ent tõsine. Siis ühtäkki hakkab tema nägu justkui udusse kaduma. Ja kadunud ta ongi. Küllap see oli Jumala ingel saadetud mulle surma kuulutama. Ja ega kaua läinudki. Mäletan, et vanapapa Reediku uus naine Reet seisis kuivade silmadega kirstu ääres. Väike 4-aastane Julia süles. Külanaised käisid neist mööda, paitasid Juulikese pead ja kõik ütlesid ühtemoodi. Seda teed peame me kõik käima. Mul on see tunne veel praegugi, et see oli nii koomiline ja see ei olnud hea tunne. Miks nad kõik nii pidid ütlema? Jah. Ja 8 aastat hiljem läks Reet uuesti mehele. Laugumõisa Sepp ja Nurme kõrtsmik Aado kingis Sepa naine Ingel. Oli juba aasta otsa taevas ingliks olnud. Ja kõik nende 10 last maa peal orgudena vajasid hoolt ja ema armu. Ja peab ütlema, et Reet sai selle kõigega suurepäraselt hakkama. Vaatamata kurjale külakeelele ega karmile töökohustusele, mida selline elu enesega kaasa tõi. Ja kui nad Marientali maja ostsid, siis hakkas nende elu veel rohkem ülesmäge minema. Aado oli ju tubli mees, Reet tegus naine tema kõrval. Ja see liit sai kinnitust veel sellega, kui vanapapa Reediku ja Reeda tütar Eliise ja Aado ja Inglipoeg Eduard paari heitsid. Algul arvati küll, et see pole Jumalale meelepärane tegu, aga veresugulust ju polnud ja noored lihtsalt armuvad. Ja nüüd on Viktor ja Metta. Ja Oskar igavesti pilgusel. Midagi siin maailmas on, mida me mitte seletada ei oska. Ja kui oskaks, ehk siis polekski nii huvitav elada kui praegu, kui igal õhtul mõtleme, et mis homne toob ja tulevik näitab. Üllatused on ka toredad, kui nad head on. Aga muuseas, mäletad, lapsepõlves me mängisime nii, et teeme endale ise üllatuse, kutsume kedagi külla, aga me ei räägi enesele, kelle me endale külla kutsume, sest see ongi siis üllatus. Samuti me võime ju tänagi teha. Kutsume külla. Kuule, aga siis me peame ju ilu tegema. Jo, kindlasti. Ja midagi head keetma või küpsetama. Mu tainas. Issand, see on küll otsapidi maalinnal väljas juba. Kas ma pean teisele otsale järele minema? No ma siis ei pea minema maalinnale. Mis asjus? Taidnale järele. Siin nalja. Kuidas see küll lõhnab? Ma olen alati rääkinud, et kardemoni ja vanilli lõhn on nii hõrgutav. Meil siin enamasti saia maitstakse. Teil Tartus teised kombed, ma vaatan. Nuusutatakse, nagu ma aru saan. Aga seda ma ütlen, et kui toidul on hea lõhn, siis on tal ka hea maitse. Ja need,
kes niimoodi tunnevad ja mõtlevad, nendel on eriti hea maitse. Ja ma võin sulle öelda, Minni, kui minule midagi maitseb, siis see ongi maitsev. Aga ega siis selleks, et omletti süüa, ei pea ajumuneda oskama. Aga pärast omleti ärasöömist tänuks kaagutada võiks siiski osata. Jah, seda küll. Mis me tühjal lorame, Iida, nagu mamma ütleks. Ja ega kõrre kiigutamisest kuhja ei kerki, nagu papa arvaks. Kas on perenaisel veel mõni töö pakkuda, täiesti tasuta tööjõud? No kui just, siis mesine võileib ja 7 sõõmu rammusat piima. Väga odavalt müüte end, proua Nigol. Soo, meil siin on lammastel kaelad pügamata, hopsal kabjad rautamata, no ja sigudikel sulust sõnnik ajamata, tuhlid vaotamata. Aidaukse pöörad nikerdamata, saapad kingad tallutamata, hauakivid graveerimata, sinised vihikud ja suur raamat täitmata. Ja meie kõik nii armastatud, nii armastatud. Kuidas sa seda küll oskasid? Kuidas sa seda küll jaksasid, papa? Aeg annab arutust ja parandab kõik haavad. Muidugi, muidugi. Vahel ma lihtsalt muutun nõrgaks. Kui mõtlen, mis minu ja Karli perega on toimunud. Sirutan end üles taevaste poole ja samas näen end kummardumas kõigi oma 9 lapse kohale, keda olen loojale pidanud tagasi andma. Siis ma mõtlen iseenda ja Karli päritolule. Kust see tuleb? Kellele me midagi võlgu oleme? Valentiin, Villi, Arnold, kaksikud, tüdrukud. Jaa, haavad paranevad, aga ma näen neid ja ma tunnen neid ja valu paiskub ülesse. Siis ei suuda ma olla loojaga leplik. Näen, et muutun üheks ainsaks valukriipsuks, mis alles hulga aja pärast ühest otsast kahanema hakkab, kuni muutub tillukeseks tombuks. Ja ikkagi sulab looja kaitsvasse kallistusse. Ja kust võtan mina ülbuse või keegi teine julguse? Arvata, et see maailm ongi meile mugavaks äraelamise paigaks. Me muudkui tahame, küsime, nõuame, antagu meile. Alles siis, kui me mitte midagi ei küsi, saame me kõik. Armas Jumal, anna mulle julgust muuta asju, mida ma muuta saan, ja leppida asjadega, mida ma muuta ei saa. Ja palun tarkust nende vahel vahet teha.
Mu ema oleks sind kindlasti armastanud. On Oskar öelnud mulle kordi, kui oleme veetnud oma suvepuhkust siin Kaarma Köstritalus. Sain aru, et just siin, kus kodumuru on täis Oskari ema jälgede jälgi, on Oskar Kallas kõige rohkem tema ise. Kõik see, mida ta siin mõtleb ja ütleb, on tunde juurteni läbi tunnetatud ja aus. Mu ema oleks sind kindlasti armastanud. See lause on saatnud mind läbi kogu meie ühiselt elatud elu, nii headel kui halbadel aegadel. Kõike on olnud. Tunnen oma ustavaima rännukaaslase ees suurt au ja armastuse võlga. Jäi kirjutamata suur raamat Oskar Kallasest, maailma inimesest, kelle töö ja tegevus oli läbi põimunud oma rahva elutuksega. Ehk on selleks veel aega. Ai no, jõudsidki enne, kui oodata arvasime. Minnil suonisaiad juba ahjus, Minni. Oi, ma tõttan nüüd tagasi. Muidu tunnete varsti eriti hõrgutavat kõrbelõhna. Ja meie katame siin piduliku õhtulaua. Ja. Me korraldame supersuppe just siin samas. Selle Kaarma kuningliku pere koduse lossi esisel piduplatsil. Minni, otsi kummutisahtlist ja mamma parim laudlina. Sa teed proua Paldrukiga ka kohtusid? Joo, väga põgusik, aga meil on praegu väga raske taha. Jaa, olen kuulnud sellest, aga loodame, et kõik läheb hästi. Olge lahked, prouad.
Siin on teile siidi ja sameti, tahti ja batiste ja kuldkoes ja hõbelõimes. Nii veel. Ongi mamma lina. Ma toon teile klassitoast ka kuninglikud toolid. Ma mäletan seda lina sama kaua kui ise ennastki. Aino, palun. Aitäh, sööke. Oskus nautida ajas olemist on meil kõigil 3 alati õnnestunud. Pealtnäha see ongi meie parim ühisosa. Aga selleks, et see tekiks, tuleb enne terve puud soola ära süüa. Ehk siis teisiti öeldes, üheskoos eluraskustele vastu astuda. Ja eluülikooli kirjutamata kuldreegel ütleb, mis ei murra, teeb tugevaks. Ja seda olen ma muide õppinud teilt, mu armsad Kallase tüdrukud. Teie eeskuju on aidanud mul karmides elutormides püsti jääda. Aitäh, proua Kallas. Targad tüdrukud õpivadki teiste kogemustest. Meie elutarkus on kõik siit selle õue pealt. Voilà, madams. Bravo. Especioso. Imeline. Kuidas lõhnavad. Kardemoni ja vaniili. Ei läinudki kõrbama. Ja see on nüüd esimene vesi. Mina pean nuusutada saama. Täiesti uhkemad. Sulmishetk. Väga sulmis. Ma jõudsin juba unustada. Ma olen kohe tagasi. Mis siis nüüd? Mida traditsioonilist meil laual puudub aina? Ma ei tea, mis see võiks olla? Vahtra mahlanmärk. Ai jaa. Mulle meenub üks Oskari lapsepõlvest pärit lugu. Oskar rääkis, kui nad kevadeti käisid kase ja vahtra mahla metsast toomas. Seda toodi metsas suisa lähkritäite viisi ja kõik külalapsed said sellega oma janu kustutada. Aga metsast koju tulla oli päris pikk tee ja käijatel kange janu. Nii juhtuski, et mahla põhjale lähkris tuli vesi peale valada. Minni tuli vendadele väravale vastu ja poisid kohe lahkesti mahla pakkuma. Minni limpsab keelt ja kiidab, oi küll see mahl on magus. Ja palub lisa, aga poisid ei saa enam, teistele peab ka hoidma ja ema sai oma jao. Rühpas mõned lonksud ja arvas, et küllap see on sookaskede mahl, et maitseb nii vesiselt, aga Minnile see ehk meeldiks. Lõpuks jõudis mahlapeole ka isa Mihkel. Isa rüppas lonksu, sülitas, läks lähkri juurde ja nuusutas hoolikalt. Seejärel küsib muigel suuga poiste käest, et poisid, kas tuul puhus täna kaevu poolt? Minni oli poiste peale nii pahane ja solvunud, et nad teda niimoodi petnud olid. Aga poistel vastus varuks. Ega meie ju seda mahlaks ei nimetanudki. Ise ütlesid, et magus mahl. Nii see oli tõesti. Ja üle aegade tundub selle lähkri sisu aina magusamana. Mu armsad tüdrukud, täna esitlen ma teile maailma esiettekannet vahtra vaarika vahuveini näol. Armsad tüdrukud, seda hetke olen ma kaua oodanud. Minu jaoks on
meie siin olemise aeg nagu vahepeatus mineviku ja tuleviku vahel. Selleks, et edasi minna, on vaja aeg-ajalt ka tagasi vaadata. Olevik on siis kindlam. Kuidas maitseb? Minni, see maitseb nagu tõeline vahuvein. Nii vaarikane ja nii vahtrane. Muideks, mul tuleb meelde üks lugu. Oskar kunagi sai ühe pahandusega hakkama. Ja ema nõudis siis pesamunalt karmilt. Too vitsa, tati. Oskar oli üldiselt sõnakuulelik poiss ja nii tasuski käsku täitma. Veidi aja pärast tuli ta üle hoovi suurt luuda enese järel lohistades. No emal oli tükk tegu, et oma naeru tagasi hoida. Loomulikult sai Oskar oma pahanduse andeks ja emal oli hea meel oma nutika pisipõnni üle. Selle looga sai nalja veel aastaid hiljemgi, kui me siin samas trepil lapsepõlveradadel uitasime. Jaa, Eduard ja Oskar olid meie pere vigurvändad. Nendega juhtus alailma midagi. Kord pühapäeval läks kogu pere kirikusse, koduhoidjateks jäid see kord Eduard ja temast 10 aastat noorem Oskar. Oli vaja minna karjamaale maasikut lüpsma. Seda poisid ka tegid, aga maasik oli iseloomuga lehm ja kedagi võõrast endale väga lähedale ei lasknud. Küll lõi jalgadega takka ülesse, vehkis sabaga ja lihtsalt hoidis piima kinni. Aga Eduard võttis lehmale oma riukad vastu panna, otsis 4 vaia. Ühiselt Oskariga seoti lehma kõik 4 jalga vaiade külge kinni. Maasik oli ju hea lüpsilehm ja kui ta oli olukorraga leppinud, soristas ta kõik lüpsikud ja kopsikud piima täis. Aga piima kõrvale maitseks hästi ka putru süüa. Hakati siis putru keetma. Ema juhiste järgi poisid talitasidki. Panid patta vett ja panid jahu ja siis liigutasid. Vedel, mis vedel, vaja jahu juurde panna, pandi jahu juurde. Siis sai korraga terve pada paksu putru täis, nii et puukulp püsti seisis. Võeti appi teine pada. Samamoodi juhtus 3. ja ega sellest asjast õiget asja ei saanudki. Kui ükskord pererahvas koju tuli, oli neil ees üsna õnnetu vaatepilt. Maasik möirgas, mis kole karjamaal, kõik tema 4 jalga vaiade külge kinni seotud. Ja pajas, kõiges 4 pajas, mis talul olid kees mingisugune äraarvamatu pudrutaoline asi. Aga poisid olid targu iginiditammikusse rettu pugenud. Kuniks pahanduse kuumus maha jahtub. Ja Oskar oli oma vendade üle eriliselt uhke. Mõlemad õpetasid talle elutarvilikke oskusi. Vend Rudolf õpetas ujuma, vend Eduard aga hobuse seljas ratsutama. Ja samuti Rudolfi materiaalse ja vaimlise toe abil sai Oskar käia oma hariduse teed. Jah. Nii oli tol ajal kombeks. Suurtes peredes vanemad vennad ikka aitasid nooremaid. Õed läksid kas mehele või jäid koju vanematele abiks. Nüüd on maailm avardunud ja teed valla kõigile, kes soovivad. Mina avardan oma maailma kiigel. Naerge pealegi. Te peate ennast nii soliidsealiseks, et teile see enam ei sobi.
Palun väga, see on teie õigus. Aga te ei tea, millest te ilma jääte. Kiiget maailmale vaadates ja kiikudes maailma tunnetades on ergud avatumad ja kiigehoo ülemisel võnkel oled maas täiesti lahti. Sel hetkel tundub maailm üliromantiline ja nagu heleroosa paradiis. Mina lihtsalt pean saama seda tunda. Muidu ma ei jaksaks argipäevaga toime tulla. Minni, see on nii ilus, kuidas sa sealt ülevalt kiigetipust maailma näed. Sa pole mitte kunagi sellest rääkinud. Alati nii toimekas ja tegus tüdruk. Andeks, kallised. Ega ma alati ka ise ei tea, mis minu sees peidus on. Ma olen siin ilma teieta selliseks kasvanud. Aga kui te jälle siin olete ja Aino ka, no küllap see on meie ühine energia, mis selle ise olemise poole valla päästab. Ma ju naudin seda isegi. Oh teid, mu kallased tüdrukud. Need teie perelood ongi vististi need, mis teid kord üles kiigutavad ja siis jälle alla maa peale tagasi toovad. Nii, tõsi. Usun, et kui mõnes teises peres keegi oma lood sellisel kombel jäädvustab, siis need ilusad lood toimivad inspireerivalt ja õhku tõstvalt, aga karmimad lood jälle maadligi suruvamalt. Ja paraku on neid siniseid vihikuid väga vähestes peredes, isegi mitte luku taga. See salajas hoidmine, see andis teie pere lugudele väärtust juurde. Kui Oskar mulle esimest korda rääkis tädi Anne loo, siis see vapustas mind tõsiselt. Samas toimus see ju nii vaimu pimedal ajal, mil inimeste mõtteviis oli väga ühesuunaline ja piiratud. Ent hiljem oma jutukesi kirjutades leidsin, et selle loo sisu saab suurepäraselt sulatada kirjajuttudesse. Nüüd ei ole sellest enam mingit saladust. Vihikud on papa töökambris laua peal ja kes tahab, see loeb. Oleme tädi Ingli tütardega seda lugu risti ja põiki läbi rääkinud. Lihtsalt selleks, et asi võimalikult selge oleks ja endal lihtsam hakkaks. Ann oli papa kõige vanem õde. Ja ta oli 19-aastane, kui ta laulatati Hindrik Kipperiga. Neil oli sündinud juba 7 last, kui Annel tekkis armulugu sulase Andrusega. Ann oli siis 36 aastat vana ja sulane kõigest 22 aastane. Ühine laps oli tulekul. Üheskoos otsustati siis peremehest vabaneda ja sepitseti kuri plaan. Selle plaani kohaselt pidid kõik kolmekesi kuhugi sõitma. Sulane pidi sõidu ajal hobuse lõhkuma ajama nii, et vanker kivi vastu põrkab, peremees välja kukub ja vastu kivi surnuks kukub. Päris nii. Aga päriselt ei läinud ja peremees surma ei saanud. Tuli siis plaan kätega tehtuks teha. Peremees aga karjus nõnda valju häälega, et valvurid ja tongrid kohale ruttasid ning kuritöö tegijad tabati otse tööolt ja saadeti eeluurimisvanglasse, kus Ann ka lapse sünnitas. Kohus mõistis süüdlased Siberisse eluks ajaks.
Enne seda tuli aga läbida puhastus tuli Karja kiriku juurde püstitatud häbipostis, kus end koguduse silme all tuli lasta alastihule vitsutada. Sulane saanud nii palju vitsahoope, et ta juba teel Kuressaarde küüdireel hinge heitis. Siberi tee tuli Annel üksi läbi teha. Ja ta elanud seal veel üsna kaua. Ja see tädi Anne lugu on meie perele nagu mingi saaga. Papa ei julgenud või ei tahtnud või ei suutnud sellest rääkida. Kogu oma valu elas ta välja pöördumisega Jumala poole ja oma vaiksetesse palvetesse. Õnneks oli meid parajasti nii palju, et papal oli tegemist meie elu õigetesse rööbastesse pööramisega. Ja mamma seal kõrval kaitsva inglina hoidis meie lapsepõlve kõigest kurjast eemal. Ometigi kõige selle hea juures on meie peres mingi keerdusliin sees. Võta kas või meie Eduardid. Väikesel Eduardil ei olnud määratudki suureks kasvada. Ja suur Eduard ei mahtunud meie raamidesse või olid need raamid tema jaoks liiga suured. Ja ehkki ma ei ole Eduardiga kunagi kohtunud, siis tunnen, et meie saatuse teed on ristunud. Eduardi lahkumine siit ilmast tundub mulle tagantjärele justkui tee vabaks andmine või loobumine millestki, mis kuhugi ei vii. Oskari sõnul oli Eduard loomult andekas, ent püüdlustahe millegi parema poole tal puudus. Ei mõistnud ei Oskar ega Rudolf, miks ta peale ülikooli läks Venemaale Vjasma linnakesse, kuhu ei viinud isegi raudteed. Seal polnud ainsatki raamatukauplust ega ilmunud ühtegi kohalikku ajalehte. Olen kuulnud Rudolfit ja Oskarit omavahel rääkimas Eduardist kui Köstritalu mustast lambast. Ega nad seda ise loomulikult väga tõsiselt võtnud, aga mures Eduardi elu nautlemise pärast nad olid. Ma ise olen mõelnud, et võib-olla tajus Eduard oma elutee lühidust ette. Mina tahan jällegi öelda, et Eduard oli selle tõttu just tugev, et ta sinna Vjasmasse minna võttis. Küllap temagi kusagil oma sisimas lootis, et suudab saksa keele kaudu vene gümnasistide vaimu arendada. Aga mingi võitleja ta muidugi ei olnud, aeg oli karm ja seadis omad raamid. Ja arvan seda ka, et tema abielu Emilia Blokiga oli ikkagi armastuse abielu. Ja kõik nende 3 last, Leena, Jüri ja Niina, sündisid armastusest. Jaa, seda muidugi. Oma lähedasi ta hoidis ja armastas. Neil oli soe kirjavahetus Oskariga. Küllap ta meie pulmapäevagi tähistas venna armust. Järgmisel päeval läks Eduard koos vanemate lastega Leena ja Jüriga jõkke ujuma. Kauaks jäid. Siis jooksid lapsed koju ja kaebasid, et isa ei taha enam veest tõusta.
42-aastane Eesti mees sai Vene vetevoogudes südamerabanduse. Oli 7. august 1900. Meie mesinädalatele vajus elu tõsiduse karm pitser. Rõõm ja kurbus, karmus ja leebus, naer ja pisarad, need käivad ikka käsikäes tüdrukud. Ja takistused seatakse meile selleks, et me need ületaksime ja kui me need ületame, siis me oleme selle võrra tugevamad. Sina suudad seda, Iida. Kui ma ehk siia jääksin, siis suudaksin minagi. Ja siia jäädes suudaksin minagi. Ent meil on maja ja maatükk Kadriorus ootamas. Tunnen, et seal ei jaksa enam. Aga mees läheb ees ja naine järgneb talle. Nii, ära ette muretse. Minagi tulin Oskari kodumaale. Pealegi, Kadriorg on ju väga kaunis paik kodu loomiseks. Ja samuti läksin mina Karli järele Tartusse. Elu pole meile kergeid lahendusi pakkunud. Aga hakkama oleme saanud. Ja toime peab saama kõigega. Ja kõige tähtsam usku peab olema. Usku ei tohi kaotada, usk peab tugev olema. Ja usku on see paik meisse sisendanud ja kinnitanud. See paik ja ema ja isa ja õed ja vennad üheskoos. Minu suurim imetlus kuulubki teie emale ja isale. Juhtida kõik oma lapsed tarkuse teele. Töötada selle nimel, et kõik need 3 poega saaksid kõrghariduse. Tütred selle aja kohta võimaliku parima, mis siin saarel saada võis. See on võimas vaimuvalgus, mida teie isa Mihkel eneses kandis. Ja ema Vilhelmine toetas isa ideed ja mõtet oma emaliku ja naiseliku pühendumisega. Tüdrukud, homme peale jumalateenistust lähme Kaarma kalmistule teie vanemate hauale ja peame tänupalvuse. Aga praegu süütame koduakendel ema ja isa jaoks mälestusküünlad.
tahame tänada teid kõiki, kes te täna siia olete tulnud. Suur-suur tänu. Ja kõige rohkem tahame me tänada ühte tüdrukut, kelle nimi on Taimi Juhandi. Me oleme siin... Jaa, aplaus, aitäh! Me oleme kuu aega tema õue tallanud ja tema elu siin häirinud ja tema saia ära söönud ja tema veed ära joonud. Aga Taimi on sellele kõik vapralt vastu pidanud. Aitäh sulle, Taimi, ole hea, meil on sulle ühte teist üle anda. Palun, Taimi, tule. Aitäh. Võtame siis seda tainast siin niisama ei tee. Me teeme sellest tainast ikka saia ka. Ja siin on sulle üks kardemoni, vanilli saiakenest. Eks ole, ja kiletatud euronõudele läheme laiali.